Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan taaskord siin ja järjekordsed poliitikauudised. Nimelt tegelikult ei tahakski nii väga poliitikast rääkida. Põhimõtteliselt tolle Lätis käiguga on nüüd nii, et mingi efekt on olemas, midagi on toimuma hakanud, ETV peal on kaebus esitatud, allkiri on ka sinna antud juba ja lisaks sellele Ossinovski on otsustanud tagasi astuda. Või noh, kas ta nüüd on just otsustanud tagasi astuda, aga suur tõenäosus, et ta seda teeb, on siiski olemas. Samas tegelikult tahaks rääkidagi Ossinovskist, sellepärast, et me kõik saame aru, et ta on töö- ja tervishoiuminister ja talle on see väga lähedane, et inimesed võimalikult vähe jooksid ja selle läbi vähem probleem oleks. Aga mida enamus inimesi vist ei ole nagu, tegelikult mitte enamus, päris paljud inimestest ei ole nagu siiamaani aru saanud, et Ossinovski üksinda ei ole tegelikult kõigest süüdi. Ta on lihtsalt üks nendest, kes on julgenud välja tulla ja vastu öelda nendele, kes käisid Lätis ja kes protesteerisid valitsuse tegevuse vastu, sest tegelikult alkoholiaktsiis, kütuseaktsiis, tubakaaktsiis ja gaasihinna tõus, need on kõik põhjustatud tegelikult valitsuse ühisest tegevusest, sest valitsuses on siiski 101 liiget, kes teevad otsuseid koos, no vähemalt enamusega, et kui vähemalt 51 häält on, siis läheb asi läbi. Et see kütuseaktsiis, või kütuse, alkoholiaktsiis, millest ta räägib, oli küll tema mõte, aga ülejäänud valitsuse liikmed olid sellega ju nõus ja sellepärast see nagu meieni jõudiski, et alkoholiaktsiis ja kütuseaktsiis ja tegelikult kõik aktsiisid, mis olid, läksid kallimaks ja lähevad tegelikult ka uuel aastal kallimaks. See, et nüüd Ossinovski üksinda nüüd tagasi astub, see tegelikult meie jaoks ei muuda midagi. Temast saaks põhimõtteliselt märter, kes on see, kes võtab kogu pasa enda peale, kuigi tegelikult me peaks vaatama seda, mis tegelikult toimub ja et Ossinovski ei ole üksinda selle asja probleem. Sest kui isegi me võtame Ossinovski rajalt maha, siis kokkuvõttes see ei muudaks mitte midagi ja suure tõenäosusega uuel aastal aktsiisitõus siiski tuleks. Küll natukene väiksema mahuline ilmselt ja võib-olla jääks isegi ära. Sellepärast, et valimised on tulemas ja keegi ei taha oma poliitkavasse järgmiseks 4 aastaks võtta seda, et tõstame jälle aktsiise, sest inimesed on niigi aktsiiside peale juba kurjad ja see on kõiki mõjutanud, isegi neid, kes ütlevad, et ei ole mõjutanud, tegelikult on meid kõiki mõjutanud, sest poes on kaubad, teenused ja kõik asjad on kallimaks läinud tegelikult tänu sellele, et kütuseaktsiis läks kallimaks. Ja isegi kui nüüd alkoholiaktsiis ei tõuse, kütuseaktsiis tõuseb järgmine aasta jälle ja ilmselt ka ülejärgmine aasta, siis kokkuvõttes see tõstab hindu nagunii, see tähendab, et alkohol läheb nagunii kallimaks ja kokkuvõttes ei aitaks siis isegi mitte midagi. Põhimõtteliselt, kui me tahaks midagi muuta ja midagi hullemaks enam teha, et asjad jääksid nii, nagu nad oleksid, et põhimõtteliselt me peaks jätma ära kõik aktsiisitõusud, mis nüüd järgmine aasta on plaanis. Mitte ainult alkoholi, vaid ka kütuse ja kõik muud, sest muidu läheb raha ikkagi Eestist välja. Ja sellega me teeme riigile kahju, mitte valitsusele. Valitsusest on mul ausalt öelda jumala pohhui. Mu pärast nad võivad mädaneda kuskil võrgus ka. Aga peaasi, et riigile sellega sitta ei keerata, mida nad paraku teevad ja me ei saa mitte midagi teha, sest me oleme ise neid valinud sinna. Mõned on saanud sinna lihtsalt niisama istuma, mõned on saanud reaalselt, keda on valitud. Ja meil ei ole vaja neid istuvaid volinikke sinna kuredi Riigikogusse. Me võime sama hästi mingi teha, et Riigikogus on 51 liiget ja samamoodi jääks kehtima enamuse arvamus ja ei oleks mingit probleemi. Meil oleks lihtsalt 50 matsi, keda vähem toita ja kelle eest hiljem hoolitseda, sest neile maksab riik kõik kinni ja nad tekitavad endale selliseid mugavaid seadusi, et kui mingi asi läheb halvemini riigis, siis nad leiavad mingi lahenduse, kuidas endal olukorda uuesti paremaks teha ja kokkuvõttes nemad ei kaota absoluutselt sellest mitte. Kõik need kõrgepalgalised inimesed, kes Eestis on, nendel on ka nendest aktsiiside tõusust suhteliselt pohhui. Aga probleem on nendes, kes saavad vähem, kes saavadki reaalselt alla 1000 euro kuus kätte. Nendel on natuke jama. Ja muidugi neid, kes saavad veel vähem,
kuus 700 eurot kuus. No nendel on muidugi rohkem jama, sest kui sa pead sõitma autoga tööle, siis kütus läheb kallimaks, sõitmine läheb kallimaks ja siis tööl käimine muutub raskemaks, sest olgem ausad, kütte on kallim ja sõit on kallim ja keegi sulle seda kinni ka veel ei maksa. Jälle oma taskus kõik. See, et sa saad nüüd tulumaksu pealt tolle 20-30 eurot nüüd tagasi, too sind väga ei aita, sest võetakse teise käega ära. Nagu ikka, valitsus ühe käega annab, kahe käega võtab. Ja kokkuvõttes rahvas ei võidagi sellest olukorrast mitte midagi. Riik isegi ei võida, sest valitsusel on õnnestunud raha kõik kuhugi välismaal ära saata mingite tühjade projektide peale, mis meie riigile iseenesest kasu ei too. Üritatakse kuskil teisel pool maailma põlevkivi kaevandada. No come on! Põlevkivi ei ole tulevik ja ei ole ka samamoodi söega kütmine, gaasiga kütmine. Need ei ole tulevik. Meie tulevik on tuumaenergia ja see on paratamatus, sest ühel hetkel taastumatud maavarad saavad otsa. Me võime siin lood teha, et päike ja tuul, aga paraku paljud inimesed on isegi nende vastu, sest nad ei taha endale päikse- ja tuuleparke, sest tuulepargid on liiga lärmakad, päiksepaneelide abil ehitatud pargid on liiga suured ja võtavad liiga palju ruumi ja ma ei tea, miks inimesed seda ei toeta. See on just õige asi, mida peab tegema. Tuuleparke ja päikesepaneele tuleb kõvasti üles panna. See küll ei langetaks meie elektri hinda, aga põhimõtteliselt aitaks see kaasa, et nii palju ei peaks põlevkivi raiskama. Ja sellega loodust säästma, sest Euroopas on ainult Eesti ainukene riik, kes kasutab põlevkivi ilmselt põhimõtteliselt kogus maailmas. Oleme me ainukesed, kes kasutavad põlevkivi energia tootmiseks ja see on põhiline tootmisviis meil. Ja see reostab tegelikult loodust rohkem kui kõik need kuradi autod ja kõik muud asjad siin. Siin võidakse rääkida küll, et tõstame kütuseaktsiisi, et siis vähendame looduse saastamist. Ega sellega me väga ei vähendagi. Inimesed sõidavad nagunii edasi. Olenevata sellest, kui kallis küte on ja kui enam sõita ei saa, siis tuuakse välismaalt kütet sisse ja sõidetakse ikka ja veel odavamalt. Aga põlevkivi ja energia tootmine on meil suur probleem. Me peame selle kuidagi kontrolli alla saama ja ka valitsus ei taha sellest isegi mitte mõelda. Neid ei huvitse üldse. Nad võiks nagu näha seda, et mida nad ootavad nüüd, ma ei tea, järgmise 4 aasta jooksul. See on täiesti tühine. Aga mida te ootate järgmise 40 aasta jooksul? Mis muutub? Mitte midagi. Keegi mõtlegi selle peale. Kuigi tuleks mõelda praegu juba. Sest põlevkivi hakkab otsa saama ja midagi pole teha. Okei, nüüd ma olen teemast kõrvale läinud. Aga põhimõtteliselt see aktsiiside värk, me ei tohiks kõik neid aktsiisitõuse just ühe inimese kaela ajada. Sellepärast, et ta võis olla küll see idee autor, aga teostaja ei pruukinud ta üldse ollagi. Ta võib-olla isegi ei andnud poolt häält, võib-olla andis ise hoopis vastu hääle. Me ei tea seda. Ja tegelikult me peaks vaatama valitsust kui ühtsust, sest kui valitsus teeb otsuse, siis on see nende ühine otsus ja nad peavad sellest ka ühiselt vastutama. Ja muud varianti ei ole, nad ei saa seda ühte otsust veeretada kellegi teise peale, nagu praegu Ossinovskiga tehakse. Ossinovski oli lihtsalt üks nendest, kes astus välja ja ütles, mida tema arvab, et tema ei ole eksinud ja kõik on hästi. Ja aga ülejäänud valitsuse liikmed mökutavad lihtsalt niisama kuskil nurga taga ja kihistavad naerda, et näed, leiti üks loll, kelle kaela nüüd kõik ajada ja nüüd rahvas ihub hammast tema peale, et teda jumala eest sealt poliitikast välja saada. Aga ülejäänud 50 otsustajad jäävad ikkagi sinna või ülejäänud 100 otsustajad ja nendega ei tehta mitte midagi, kellegi isegi ei ole huvi selle vastu, mis nemad arvasid. Aga nemad, vähemalt 50, olid ju selle probleemi põhjus, nemad võtsid ju selle otsuse vastu ja võtsid selle ühiselt vastu ja nüüd oleks aeg, kui valitsus astuks välja ja teeks midagi mõistlikku, kas vähendaks aktsiise või kindlasti jätaks järgmise aasta omad ära, sest muidu läheb asi veel hullemaks. Isegi kui Ossinovski tagasi astub, siis meie jaoks ei parandaks midagi. Ilmselt leitaks mingi muu lahendus, kuidas aktsiisitõus jälle korda ajada, tehakse uuesti ja siis me peame leidma järgmise patuoina, kelle peale kõik ajada. Muidugi jah, Ossinovski ajab mingit lolli juttu tõesti vahepeal välja suust ja rahval on hea tema peale muidugi vimma pidada, et tema on kõigest süüdi. Tema ei ole põhimõtteliselt kõigest süüdi, valitsus on kõigest süüdi
ja noh, ma saan aru, et inimesed on tema peale pahased, sest on igasuguseid nõmedaid asju välja öelnud. Aga ikkagi, üks inimene ei ole kõikide otsuste taga ja otsuseid tegi siiski valitsus ja see on nende ühine probleem. Nii et ärge ihuge hammast otseselt Ossinovski peale, ihuge hammast valitsuse peale, sest nemad on selles süüdi. Nii et jah, minge siis kõik Toompeale meelt avaldama, ehk siis valitsus kuulab ka teid. Nii et täna vaatamast, kõiki likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtumiseni juba järgmisel korral.